Tere! Täna siis video igapäevaelust, mida me nagu eriti teinud ei ole viimasel ajal, siis täna ma olen, näete, veoautoroolis jälle üle pika aja. See nädal tegelikult teist korda. Ega nüüd ma võib-olla ei olegi kuu või võib-olla pikka aega. Aga kuna nii suured liiklusummikud on, siis ma ei jõudnud tagasi väikse auto järgi maale, kuna hakkab Teraplay teraapia. Ja sellepärast ongi mul, käisin kodunt, võtsin teise ratastooli, lasin onul peale tõsta. Et teemegi natukene siin koheselt eksperimenti sellega seonduvalt, et paneme siis välja parkimiskaardi. Vaatame, kas parkimiskaart kehtib ka kehtib veoautole. Me ei ole seda eksperimenti teinud. Paneme kaardi siis võimalikult siia akna alla, et oleks võimalikult suurelt näha, kesklinna parkimistsoon on olemas. Vaatame, kas saame trahvi või ei saa trahvi. Nii palju ma võin öelda, et mul endal on suur mersu, sellega ma olen seal trahvi isegi igal pool. Täna ma enam trahvi ei saa, sellepärast, et kõik on harjunud sellega. Et on olukordasid, kus sind sõimatakse lihtsalt läbi. Karjutakse kaugelt, et kuidas sa pargid, mida sa teed, siis ma ütlen, palun inimesel tulla juurde. Ega need üle juurde ka, nad karjuvad kaugelt. Ja kui pärast poole lähed poodi, siis ratastoolis, siis nad lihtsalt jooksevad eest ära, ehmatavad ära. Politsei muidugi käib ka, pidevalt kontrollib. Aga ta kunagi ei küsi dokumente või midagi, kui ta näeb, et parkimiskaart on olemas, siis lahkub. Ennem oli see väga pidev asi, täna see ei ole nii igapäevane. Vaatame, kuidas me selle tooli siit alla ka saame. Teeme täna siis on eksperimendipäev. Käime poisi Teraplays ära ja siis lähen maale auto järgi. Lihtsalt päev jooksis siis nii tihedalt kokku, et lihtsalt ei jõua koju minna. Maale tagasi, et vahetada auto ja tulla siis väiksema autoga. Aga saame jälle targemaks. Ega me ei tea ju, kas parkimiskaart kehtib veoauto kohta või ei kehti. Invakaart on ta nii või naa. Võib-olla sellel on mingi seaduslik alus, et ei tohi, aga ju siis saab trahvi, midagi pole teha. Et selliseid juhuseid on näiteks Tartu linnast väga palju, kus mulle ka samamoodi tehakse väikse selle, kastimersuga tehakse trahvi kogu aeg. Et kui sa isegi vaidlustad seda, siis ega see suurt tulemust ei anna. Nad isegi näevad, et foto peal on parkimiskaart. See ei huvita, et kui tehakse lõksti ära, ühe korra tehti Kristiines samamoodi laksti ära, aga täna ei ole pikka aega tehtud, võib-olla ongi pikk paus. Et selle 30-50 euro üle jääd siin vaidlema, siis raiskad rohkem energiat ja aega. Aga mis siin ikka? Eksperiment on tegemises ja loodame, et trahvi ei saa ja ilusat päeva kõigile.